Tere õhtust! Minu nimi on Aare ja me oleme siin Foraspace'is ja alustame enda raha kaasamise webinarisarja 3. osaga. Meie webinarisarja esimene ja teine osa on juba toimunud. Need on järelvaadatavad ka Foraspace YouTube'i kanalil. Minge YouTube'i, kirjutage Foraspace Hub ja leiate need esimese ja teise osa järelvaatamiseks. Tuletan lihtsalt meelde, et esimeses osas Martin Korosko Tehnopoolist rääkis sellest, kuidas ehitada üles üldse atraktiivset ettevõtet, mis võiks mõelda ka investorraha kaasamise peale. Teises webinari osas Jüri Ojasaar tutvustas seda, mida ingelinvestor ja riskikapitalifond üldse vaatavad ettevõtete puhul ja kuidas nende kaasamise protsess käib. Ja meie tänases osas räägime siis sellest, kuidas toimub raha kaasamine ühisrahastusplatvormidel. Enne kui me alustame, täname Startup Estoniat, kes on sellele sarjale oma õla alla pannud ja samamoodi täname Pärnu linnavalitsus, kes Foraspace'i toetab. Meil on täna külas Jelena Fundwise'ist ja Tarmo Lahendagenist. Jelena räägib sellest, kuidas üldse ühisrahastusplatvormid toimivad, mis need variandid on ja kuidas Fundwise toimib. Ning Tarmo Lahendagenist räägib siis, et milline on see ettevõtte kogemus, kuidas ühisrahastusest edukalt endale raha kaasata ettevõtte arenguks. Räägin natuke sellest, mis asi on ühisrahastus, millised erinevad liigid eksisteerivad. Siis räägin täpsemalt osaluspõhisest ühisrahastusest, kuna Fundwise on just osaluspõhine platvorm. Ja pärast Tarmo jagab oma kogemusi, sest Tarmol on kogemus nii nagu meie platvorm kui ka varasem kogemus Indiegogo platvormist. Nii et nagu Tarmol on nagu ka palju teiega jagada. Ja siis, kui teil on küsimusi, pange chati või Q&A-se ja meie sissejuhatava osa lõpus siis räägime täpsemalt teie muredest ja teie küsimustest ja kommentaaridest. Nii, siis... Kas ekraani on näha? Väga ilusti. Siis, mis asi on ühisrahastus? Põhimõtteliselt ühisrahastust on teada juba iidsest ajast, et siis, kui inimestel tekkisid mingid head mõtted, aga ei olnud rahastus nende mõtete elluviimiseks, siis üritati leida raha erinevatest allikatest, siis kaasati oma sõpru ja sugulasi ja lihtsalt neid inimesi, kellele ideed meeldisid ja kes said ka nagu rahaliselt panustada. Aga praeguses maailmas me saame rääkida laes laastust nagu 3 suurest nagu tüübist või kategooriast. Üks on osaluspõhine ühisrahastus, mis tähendab seda, et kampaaniate korraldajad pakuvad oma toetajatele firma osalust. Ehk siis need, kes toetavad firmasid, saavad ka nagu kaasomanikeks. Ja peamine väärtuspakkumine seisneb selles, et need uued osanikud saavad siis ka dividende tulevikuperioodis või siis kui firmad müüakse mõne aja pärast, siis need uued omanikud saavad ka osa sellest exiti väärtusest. Samas, kui me räägime osaluspõhisest ühisrahastusest, siis kampaania korraldajad ei saa midagi garanteerida. Et neil võivad olla küll prognoosid, aga neil ei ole mingit juriidilist kohustust garanteerida seda tulusust või garanteerida, et ma ei tea, nagu 6 või 5 aasta pärast, 7 aasta pärast nagu
kindlasti tehakse exit'i. Ehk siis investorite jaoks on üsna riskantne investeerimine. Siis on olemas kingitus- ja annetuspõhine ühisrahastus. See on selline ühisrahastuse liik, kui kampaania korraldaja ei paku osalust, ei paku mingit nagu laenu, vaid ta pakub lihtsalt mingeid kingitusi oma toetajatele, kui me räägime kingituspõhisest ühisrahastusest. Ja näiteks on ka selle ühisrahastuse kategooria alamliik on ka niinimetatud nagu eelmüügid. Et näiteks kui te tahate toota oma innovaatiliselt toota nagu esimese partii, aga teil ei ole selleks raha, saate seda reklaamida, te saate pakkuda näiteks mingit soodustingimusi oma esimestele toetajatele, siis nad toetavad teid mingisuguse rahasummaga ja saavad teie toote soodushinna eest või tasuta, sõltudes sellest, kui palju nad panustavad. Ja kui me räägime annetuspõhisest ühisrahastusest, siis see on pigem selline nagu hea tegevuslik ühisrahastus, et näiteks tihtipeale kaasatakse raha ravimkuludeks või mingiteks muudeks headeks eesmärkideks, aga toetajad ei oota midagi nagu selle oma panuste eest. Nad lihtsalt toetavad teid, teevad midagi head, aga neil pole vaja midagi saada. Ja kolmas kategooria on niinimetatud laenupõhine ühisrahastus. See võib olla nii eratarbijatele suunatud ühisrahastus kui ka äriettevõtetele suunatud ühisrahastus. Ja sellistel platvormidel investorid investeerivad ettevõtetesse või projektidesse või annavad raha eraisikutele ja nad saavad intressi oma raha eest. Ja siis nagu aasta pärast, paari aasta pärast või mõne kuu pärast nad saavad ka põhisumma ka kätte. Ja näiteks kui võrrelda osaluspõhist ja laenupõhist ühisrahastust, siis laenupõhise ühisrahastuse puhul kampaania korraldajatel on ka juriidiline kohustus maksta intresse ja tagastada laenu. Ja sõltudes likviidsuse situatsioonist ettevõttes, selline ühisrahastuse liik võib olla natuke keerulisem mõnede ettevõtete jaoks, eriti nagu alustavate ettevõtete jaoks, sest nad peavad tagama, et neil on see raha reaalselt olemas, ehk siis nagu intressimakseteks või põhiosa tagastamiseks. Ja kui rääkida platvormidest, siis neid ühisrahastusplatvorme on maailmas väga palju. Siin ma panin mõned logod ka kirja. Näiteks Kickstarter on üks suurimaid kingituspõhiseid platvorme maailmas. Nemad eelkõige keskenduvad just sellistele eelmüügikampaaniatele. Eestis on näiteks üks tuntud platvorm Hooandja, aga Hooandja on pigem selline platvorm, mida kasutavad loovinimesed oma projektide elluviimiseks, et selliste eelmüügikampaaniat on seal üsna vähe. Samas on ka olemas näiteks plaatide eelmüügid või disainikollektsioonide eelmüügid. Annetuspõhised platvormid on meil ka olemas, näiteks ma arvestan aidata. Maailma mastaabis on GoFundMe, on üks suurimaid. Osaluspõhistest platvormist rääkides siis võib öelda, et Eestis on Fundwise ainuke puhtalt osaluspõhine platvorm ja Funderbeam on laenu ja osaluspõhiste platvormide nagu piiri peal, sest nad kasutavad sellist hübriidmudelit. Ja maailmas näiteks Funded by Me, Seeders, teised on nagu suured osaluspõhised platvormid. Ja laenupõhised meil on üsna palju. Eestis ja üldse Baltikumis on hästi populaarsed kinnisvaralaenud. Et kui näiteks kaasatakse laenukapitali osaliselt ka ühisrahastuse platvormide kaudu ja tehakse sellist nagu hübriid, või tähendab mitte hübriid, vaid laenu ja ühisrahastuse kombod nii-öelda.
ja näiteks Crowdestate ja StateGuru on suured platvormid. Maailmas on näiteks Funding Circle on üks suurimaid ja meil on ka olemas muidugi sellised nagu peer-to-peer laenuplatvormid nagu Monese ja teised, nagu, kes tegutsevad nii Eestis kui ka mujal. Kui rääkida mahtudest, üleüldse alternatiivfinantsturud on üsna populaarsed maailmas, et siin on statistika, mida ma võtsin viimasest Cambridge raportist. Cambridge ülikool teeb iga-aastaselt hästi suure ülevaate kõikidest regioonidest, kuna andmete maht on väga suur, nad ei jõua need hästi operatiivselt analüüsida, nii et nagu need on andmed, mis kajastavad 18. aastat, ehk siis nad avaldavad 2-aastase viivitusega. See raport ilmus umbes 6 aega tagasi. Ja kui rääkida maailmast, siis Hiina on kõige suurem ühisrahastuse turg maailmas. Ja neil on kõige rohkem just erinevaid laenupõhiseid platvorme. Ja need laenupõhised platvormid on suunatud nii eratarbijatele kui äriühingutele, aga enamasti eratarbijatele. Ja teised turud on palju väiksemad kui Hiina. Euroopa on umbes 6,6 miljardit. See on laenupõhine ühisrahastus, osaluspõhine ühisrahastus on 883 miljonit, aga see on dollarites, vabandust, mitte eurodes, et seal on väike viga pealkirjas. Ja kõik teised ühisrahastuse liigid, ehk siis kingitus, annetuspõhised ja mõned muud liigid on kuskil 238 miljonit nagu kokkuvõttes. Siin peab mainima, et Balti riigid on üsna edukad ühisrahastuse arengu mõttes. Et päris mitme aasta jooksul Eesti oli Baltikumi liider ja eestvedaja, aga viimastel aastatel Läti ja Leedu laenupõhiste platvormide mahud on üsna palju suurenenud. Ja siin te saate vaadata, et praegu Läti on kõige suurem riik, kui rääkida nagu kogumahtudest ja ka sellest nagu palju investeeritakse per inimene. Ehk siis nagu Läti ühisrahastuse platvormide kogumaht on 253 miljonit umbes, 55, vabandust. Ja investeering per inimene oli umbes $132. Ja Eestis oli see $121 per inimene. Ja mis on huvitav, Eesti, Läti, Leedu on üleüldse maailma esikümnes, kui rääkida nagu investeeringutest per inimene. Ehk siis see näitab ühest küljest seda, et meil on päris palju erinevaid võimalusi. Teisest küljest, et inimesed ei karda selliseid alternatiivfinantsturgude võimalusi, nad tahavad neid katsetada, nad on nõus panustama. Ja veel võib-olla üks huvitav kommentaar. Eesti on ainuke riik Baltikumis, kus tegutsevad osaluspõhised platvormid. Lätis, Leedus osaluspõhised platvorme ei ole. Ja see on enamasti seotud sellega, et nende seadusandlus ei ole nii paindlik, nagu meil on. Isegi vaatamata sellele, et nii Lätis kui Leedus on olemas eraldi seadused, mis käsitlevad ühisrahastusteemad. Meil seda seadust ei ole. Meil pigem me peame tuginema kõikidele teistele seadustele. Aga Lätis, Leedus on eraldi seadused olemas, aga nad ei ole üldse paindlikud ja nad sätestavad erinevaid nõudeid, mis ei ole üldse mõistlikud. Ja seepärast seal vähemalt nagu praeguse hetkeni ei ole kedagi, kes
oleks alustanud osaluspõhise ühisrahastuse platvormiga. Samas laenupõhised platvormid on väga populaarsed, väga suured ka. See on niisugune väike pilt erinevatest platvormidest, mis eksisteerivad Eestis. Neid aeg-ajalt lisandub ka juurde, aga mõned ka kaovad. Aga no näiteks Bondora on üks suurimaid mitte ainult Eestist, vaid ka teistest riikidest laenupõhine platvorm. Ja kui pallide suurused, näiteks ka reaalselt mahtu, nagu mis läheb nende platvormide kaudu, siis Bondora oleks pidanud olema üldse nagu terve slaidi peale, sest ta on nagu hiigelsuur. Millega peab arvestama, kui te hakkate mõtlema üldse nagu ühisrahastuse kampaania peale? Et sisuliselt peate mõtlema, kuidas te sõnastate oma väärtuspakkumist, kas oma investorile või oma toetajale, kui näiteks me räägime mitte osaluspõhisest, vaid kingituspõhisest kampaaniast. Ja te peate ka arvestama sellega, et ükskõik milline ühisrahastuse kampaania on ka ühtlasi turunduse kampaania. Et see, kuidas te serveerite oma sõnumi oma potentsiaalsetele toetajatele, kus te üldse leiate oma toetajaid, kas te teate, milliseid kanaleid nad kasutavad, ma mõtlen just sotsmeediakanaleid või muid suhtluskanaleid. Kas te teate, mis on oluline teie toetajate jaoks? Kas te teate, kas teie toetaja on ühtlasi teie klient või see on pigem lihtsalt teie sõber-sugulane või see on üldse mingi professionaalsem investor, kes just nagu mõtleb potentsiaalselt sellise võimaluse peale, mida teie saate pakkuda. See on väga oluline. Et kui te vaatate ülemist rida, et millist projekti ma teen, miks ma seda teen, kellele ma seda teen, ja idee, mis on minu toote või teenuse iva, mis on minu tegevusplaan, et need võivad tunduda, et on niisugused üldised küsimused, samas nad on väga olulised, et me näeme seda väga tihti, kui me suhtleme klientidega, et neile endale tundub, et kõik on väga selge, et nad teavad oma teenuse hästi, nad teavad oma toodet hästi, nad teavad, et miks ja mida nad teevad, aga samas, kui nad hakkavad seda seletama nendele inimestele, kes võib-olla ei tunne nende firmad, kes pole varem kuulnud nende suurepärasest ideest või suurepärasest tootest, siis nende kirjeldus muutub natuke ebaselgeks. Ehk kui te hakkate valmistama ühisrahastuse kampaaniat, te peate üritama mõelda oma kampaania peale, oma firma peale, nagu te ei oleks sellega seotud. Et olla võimalikult neutraalne ja mõelda, et kogu teie jutt oleks ühest küljest erapooletu, teisest küljest oleks ikkagi teie nägu. Ja see on üsna keeruline ülesanne. Ja kui te mõtlete oma potentsiaalsetele toetajatele või investoritele, jällegi alati on hea, kui teil on juba olemas hea kogukond enne kampaania algust. Näiteks teil on palju jälgijaid sotsmeedias või teil on juba palju kliente või fänne ja teil on juba mingisugune side nendega. Samas ainult jälgijate arv ei väljenda veel potentsiaalsete investorite arvu või potentsiaalsete toetajate arvu. Ehk siis te peate siiski mõtlema, mis on see väärtuspakkumine, mida te tahate neile pakkuda. Et näiteks me oleme üsna tihti kuulnud meie
klientide käest, et kuulge, ma niigi toetan neid. Ma niigi ostan nende tooteid, ma niigi nagu ostan nende teenused, miks ma pean veel nagu investeerima kampaania käigus või miks ma pean toetama kampaania käigus. Ja jällegi, need on need küsimused, mille peale te peate mõtlema juba enne kampaania algust. Aga mida te pakute oma fännidele või klientidele või potentsiaalsetele investoritele? Loomulikult on loodetavasti üsna palju selliseid kliente, kelle jaoks on lihtsalt oluline saada mingisugust täiendavat võimalust, et olla teiega seotud või jagada teie edu. Ja nad on nõus panustama lihtsalt kampaania raames, nad on nõus nagu ostma näiteks teie osalust või panustama, nagu, kui te hakkate looma mingit uut toodet või teenust. Aga samas nagu te peate mõtlema ka selle peale, aga kuidas ma saan veenda neid, kes võib-olla ei ole kohe algusest peale nagu valmis. Ja üleüldse, kui me räägime turunduskampaaniast, siis meie kõige edukamad kampaaniad näitasid seda, et toetajad võiks eelsoendada juba enne kampaania algust. Et te võite mõelda, et kuidas koguda kontakte, huviliste kontakte näiteks. Kas teha mingeid eelsoendusüritusi? Praegu võib-olla on natuke raske neid korraldada offline'is, aga võib-olla teha midagi online'is, mingit webinari või veel midagi. Ja ka terve kampaania jooksul teil peab olema ka plaan, et kuidas te hoiate seda sidet oma potentsiaalsete investoritega, millistest kanalitest te reklaamite oma kampaaniad, kui regulaarselt ja nii edasi, nii edasi. Siis loomulikult te peate ka mõtlema selle peale, kas teil on vajalik ressurss, ma mõtlen praegu isegi mitte rahalist ressurssi, vaid inimressurssi, et kampaania läbi viia. Sest kampaania jooksul te peate suhtlema oma potentsiaalsete toetajatega, potentsiaalsete investoritega. Teil peab olema aega selleks, et analüüsida, kas näiteks teie turunduskampaania töötab või peab midagi modifitseerima. Aga kui kogu teie meeskond on hõivatud ainult igapäevaste tegevustega, siis võib tekkida see situatsioon, et te ei suuda efektiivselt jälgida, mis toimub nagu teie kampaanias ja kas see üldse nagu toimib nii, nagu te tahaksite. Ja kui rääkida rahast, siis jah, teil peab olema teatud eelarve kampaania läbiviimiseks. Sest turundus vajab raha, ühisrahastusplatvormid võtavad ka mingid tasusid, kuigi tavaliselt nad töötavad nagu edukustasude põhimõttel, ehk siis nagu suurim tasu nagu võetakse ainult siis, kui kampaania on edukas, ehk siis, kui minimaalne rahaline eesmärk on saavutatud. Aga siiski nagu selle seisukohast te peate ka mõtlema, et kas teil on mingi rahaline ressurss, et üldse nagu kampaaniaga alustada. Ja kui me rääkisime nagu väärtuspakkumisest, siis sealt te peate mõtlema, kas te tahate kõnetada oma fänne, kas te tahate kõnetada professionaalsemaid investoreid või te tahate kõnetada mõlemad gruppi, mis on ideaalsem variant. Tavaliselt fännid ei ole võib-olla niivõrd huvitatud kõikidest finantsilistest nüanssidest. Nad ei hakka ilmselt väga detailselt vaatama, nagu mis on mainitud teie eelarves või rahavoogude prognoosis. Nende jaoks on pigem oluline see, et nad saavad olla kuidagi rohkem kaasatud teie tegevustesse. Samas, kui me räägime professionaalsematest investoritest, nende jaoks on siiski oluline, et teie rahavoogude prognoosid oleks usaldusväärsed. Et teie üldised plaanid oleks läbipaistvad ja loogilised. Ehk siis te peate ka selle seisukohast analüüsima, nagu, mida te pakute kampaania raames.
Ehk nagu kogu see ülesanne on üsna keeruline, aga samas kõik on tehtav. Et ma ei taha öelda, et see ei ole võimalik. Ja nagu meie kogemus näitab, et kui firma tõesti tahab alustada kampaaniaga, ta usub, et ühisrahastus on sobilik viis raha kaasamiseks, siis nad saavad sellega hakkama ja neilt tulevad väga head kampaaniad välja. Ja miks üldse ettevõtted mõtlevad kampaaniate peale? Et see ühisrahastuskampaania on tegelikult väga hea viis veel kord katsetada ja testida, kas teie ärimudel töötab. Kas teie kliendid on teiega nõus selles mõttes, et nagu, kuidas teie firma töötab, kas nad vajavad seda toodet, kas nad vajavad seda teenust. Sest kui keegi ei taha panustada teie kampaania raames, siis ilmselt variant A, kas nad ei tea sellest kampaaniast midagi, ehk siis nagu te ei suutnud sõnumit levitada, või variant B, kampaania ei ole atraktiivne nende jaoks. Ja selleks võivad olla erinevad põhjused, näiteks nad üldse ei usu teie tootesse või teie tegevustesse. Või nad ei usu teie tiimi, nad ei usu, et nagu te saate saavutada oma eesmärke. Või näiteks firma väärtus, millega pakutakse osalust, on liiga kõrge. Et jällegi nad ei usu, et see on adekvaatne. Seal võib olla väga palju erinevaid põhjusi, aga kuna investorid tihtipeale on ka hästi aktiivsed suhtlejad, nad esitavad küsimusi, nad jagavad oma arvamusi kampaania raames. Isegi kui mingil põhjusel teie kampaania ei ole edukas, te siiski saate nagu palju kasulikult tagasisidet ja te saate oma väärtuspakkumist ja võib-olla oma ärimudelid kuidagi kohendada tulevikus, et see oleks sobilikum. Siis loomulikult läbi ühisrahastuskampaaniad saate suhelda oma klientidega, oma fännidega veelgi rohkem ja nendest saavad veelgi lojaalsemad kliendid ja fännid. Läbi turunduskampaaniad saate rohkem nähtavust loomulikult. Ja näiteks, kui me räägime nendest firmadest, kes on juba üsna küpsed, siis nemad saavad vaadelda osaluspõhist ühisrahastust ka hüppelauana, kui nad mõtlevad börsi peale. Sest osaluspõhine ühisrahastus, see on siuke nagu väike börs nii-öelda, et protsessid on üsna sarnased, samas see on palju odavam ja selles protsessis on palju vähem bürokraatiat võrreldes börsiga. Aga samas te siiski saate nagu katsetada, mida see tähendab, et kui tulevad uued investorid pardale, kui nad hakkavad midagi uurima enne investeerimist, nagu kui nad hakkavad vaatama nagu teie plaane ja küsima erinevaid küsimusi ja nii edasi, nii edasi. Miks investorid üldse vaatavad nagu osaluspõhise ühisrahastuse suunas? Kuna läbi selle ühisrahastuse nad saavad ligipääsu nendele firmadele, mis ei ole avalikult noteeritud, mis on samas head ja mille vastu nad tunnevad huvi. Nad võivad olla lihtsalt mingid head firmad ja investorid lihtsalt tahavad nagu kuidagi moodi osaleda nende firmade edulugudes. Ja teisest küljest need võivad olla mingid kasumlikud ja hea arengupotentsiaaliga firmad. Ja jällegi nagu ilma ühisrahastuseta oleks üsna keeruline investeerida nendesse firmadesse, sest näiteks nad ei avaldanud mingeid nagu avalikke voorusid. Veel nagu hea motivaator algajate
algajatest investorite jaoks on selles, et ühisrahastuse raames saab investeerida väikseid summasid. Ja just nagu selliste väikeste summadega nad saavad katsetada, kas üldse nad oskavad investeerida, kas nad oskavad analüüsida erinevaid pakkumisi. Ja jällegi näiteks võrreldes mõnede muude investeerimisviisidega ühisrahastus on üsna odav. Et jah, loomulikult siin saab ka nagu raha kaotada, kui investeerida valesse firmasse, aga samas see minimaalne ticket nii-öelda on üsna madal. Näiteks Fundwise'is on keskmise firma nagu väiksem investeering on kuskil nagu 200 euro ringis, mis ei ole hiigelsuur summa. Ja jällegi nagu päris paljud investorid investeerivad ühisrahastusse, et diferentseerida oma portfelli. Aga nagu ma mainisin alguses, osaluspõhine ühisrahastus ja üldse ühisrahastus on üks riskantsemaid investeerimiskategooriaid, nii et tavaliselt ühisrahastuse portfelli osa ei ole väga suur, kui me räägime professionaalsetest investoritest. Ja veel üks huvitav nüanss, mida ma tahaks mainida, on seotud sellega, aga kas need uued investorid, kes liituvad nagu ühisrahastuskampaania raames, kas nad ei ole firma suuromanike jaoks probleemiks, et tihtipeale kliendid, kui tulevad meie juurde, küsivad, et kuule, aga tuleb mingi 100-200 uut investorit, mida ma teen nendega? Nad ju hakkavad kõik midagi küsima, nagu hakkavad mind tülitama, et kas ma saan sellega hakkama. Et meie tavaliselt vastame, et vastupidi, et nad ei hakka tülitama, et nad hakkavad sind toetama. Sest enamik neid investorid, nad tunnevad mingid esiteks nad tunnevad huvi ettevõtte vastu, kui nad investeerivad. Teisest küljest nad neile tõenäoliselt meeldivad need ettevõtted, millesse nad investeerivad. Ja kui nad saavad juba kaasomanikeks, siis nad hea meelega aitavad suuromanikke ka peale investeerimist. Vähemalt nagu meie kogemus näitab, et uued investorid ei tülita suuri omanikke. Pigem nad hea meelega nõustavad või jagavad oma ekspertiisi, mõnikord aitavad ka mingisuguse sihtfinantseerimisega, kui on vaja. Ja ilmselt nagu ainukene situatsioon, kui need uued investorid tõepoolest hakkavad nii-öelda nagu tülitama, võib tekkida siis, kui suuromanikud üldse ei teavita neid teisi investoreid sellest, kuidas firmal läheb. Et ma ütleks jah, et ainuke nõue, mida me esitame kampaania korraldajatele, seisneb selles, et vähemalt nagu kord kvartalis firma peab saatma uudiskirjad kõigile oma osanikele, kaasa arvatud muidugi nendele uutele investoritele, kes liitusid ühisrahastuskampaania raames. Ja selles uudiskirjas peab olema mingi väike ülevaade sellest, kuidas firma areneb. Mis on need kõige tähtsamad tegevuse indikaatorid, on firmal endal otsustada. Seda me ei dikteeri mitte kuidagi. Et selle pea olema mingeid väga pikki aruandeid, aga peab olema lihtsalt mingi lühike ülevaade, et kas firma areneb plaanijärgselt või võib-olla on tekkinud mingeid takistusi, siis võib jällegi nende uute investoritega ka suhelda, et võib-olla neil on mingi vajalik ekspertiis olemas.
või vastupidi, võib-olla firma areneb palju paremini, kui oli algselt planeeritud. See on jällegi nagu väga positiivne uudis. Nii et nagu hoidke sidet oma investoritega, olge nendega kontaktist, aga jällegi ma tahan rõhutada, et ärge kartke, et teil tekib mingi väga suur koormus seoses sellega. Ja kui rääkida mingitest praktilistest näidest, siis meil oli näiteks üks klient, kellel tekkis probleem PayPaliga, et raha sai blokeeritud, ta ei saanud hankijatele maksta ja siis nad pöördusid oma uute investorite poole ja üks investor aitas juriidiliselt, ta aitas suhtlemisest nagu PayPaliga ja teine investor andis sildfinantseeringu, et klient saaks hankijatele maksta, et seal ei tekiks mingeid probleeme. Ja selliseid juhtumeid on veelgi, nii et käsitlege oma uusi investoreid nii, et need on teie uued toetajad, need uued eksperdid, kes tulid pardale. Võib-olla veel nagu lühidalt ka kingituspõhisest ühisrahastusest, et kui võrrelda osaluspõhist ja kingituspõhist ühisrahastust, siis osaluspõhise ühisrahastuse puhul me räägime sellest, et te otsite endale investorid, kes hakkavad toetama firma arengut üldiselt. Et me räägime pikaajalisest jätkusuutlikust arengust. Kui me räägime kingituspõhisest ühisrahastusest, siis siin me räägime pigem projektipõhisest toetamisest. Ehk siis näiteks, nii nagu me rääkisime, teil on vaja toota mingid toodete katsepartiid, teil on vaja seda eelmüüki rahastada või teil on mingi suurepärane projekt, mida tahate nagu kaasrahastada oma toetajate abil. Aga me ei räägi mingist nagu pikaajalisest arengust. Pigem me räägime nagu projektist, millel on algus ja lõpp. Ja see on niisugune nagu suur vahe. Ja miks üldse inimesed liituvad selliste projektidega, siis nad teevad seda, kuna näiteks neile meeldib tiim, kes teeb projekti, et tihtipeale need on teie sõbrad, sugulased, kes tahavad teid aidata. Või projekti teema või valdkond on neile lähedane ja nad tahavad seda toetada, näiteks kui me räägime mingitest, ma ei tea, keskkonnainitsiatiividest või mingitest muudest teemadest. Tihtipeale selliste projektide raames pakutakse ka võimalust toetada mitte ainult rahaliselt, vaid ka lihtsalt osaleda selles projektis, näiteks pakkuda mingid vabatahtliku abi. Et see on ka üsna levinud viis, kuidas osaleda sellistes projektides. Aga miks projekti autorid kasutavad seda võimalust? No, ühest küljest jällegi see on oma idee valideerimine, et kui keegi ei tule kaasa, siis võib olla nagu te peate midagi muutma oma idee kirjelduses või üldse nagu sellest, mida te tahate saavutada. See on jällegi nagu nähtavuse saavutamine teie projektile, teie tiimile, teie ideele. Ja lihtsalt nagu te saate rohkem nagu kaasamõtlejaid ja loomulikult ka rahalise panuseid. Nii et nagu päris mitmed põhjused on sarnased osaluspõhise ühisrahastusega, aga samas, kui me räägime just nagu projektide tüüpidest, nad on üsna erinevad. Ja veel üks oluline vahe seisneb selles, et kui me räägime kingituspõhisest ühisrahastusest, siis selliste projektide algatajad võivad olla ka näiteks eraisikud või mingid MTÜ-d, sihtasutused. Ühesõnaga nagu juriidiline vorm ei ole tähtis. Samas, kui me räägime osaluspõhisest ühisrahastusest, siis seal loomulikult teil peab olema kas osaühing või aktsiaselts. Sest teil peab olema mingi osa
mida te saate pakkuda oma investoritele. Ehk näiteks, kui te olete iduettevõtte või iduettevõtte eelne tiim, ütleme niimoodi, kellel ei ole veel nagu äriühingut registreeritud, siis te ei saa algatada osaluspõhist ühisrahastuskampaaniat. Paar sõna võib-olla Fundwise'ist täpsemalt. Meie platvorm oli asutatud 5 aastat tagasi ja tänaseks läbi meie platvormi oli kaasatud juba ligi 3 miljonit eurot, 23 edukat kampaaniat, 68% on projektide edukus. See tähendab seda, et 68% ettevõtetest, kes alustasid oma kampaaniatega meie platvormil, lõpetasid edukalt. Ja edukas kampaania tähendab seda, et ettevõte on kaasanud vähemalt oma minimaalse eesmärgi. Siis kampaania alguses igas kampaanias on 2 eesmärki. Üks on minimaalne ja teine on maksimaalne. Ja kui minimaalne on saavutatud, siis kampaania on edukas ja ettevõte saab kogu summa, mis oli kaasatud. Kui minimaalne eesmärk ei ole saavutatud kampaania lõpuks, siis raha tagastatakse investoritele tagasi. Ja meie kõige kiirem kampaania oli nudisti kampaania, kes saavutas oma soovitud eesmärki 3 päevaga. Ja nende puhul oli just väga oluline eelsoojendus, et nad suhtlesid oma potentsiaalsete toetajatega väga aktiivselt enne kampaania algust juba. Ja siis, kui kampaania läks laivi, investorid sõna otsest mõttest tormasid ja seisid ukse taha nii-öelda virtuaalselt. Ja kuidas kogu kampaania ettevalmistuse protsess näeb välja lühidalt. Kampaania loob endale kasutajakonto platvormil, ettevõte loob konto, siis teeb oma äriplaani, finantsprognoosi, turundusplaani valmis. Me vaatame dokumendid läbi, nõustame firmad, jagame meiepoolseid soovitusi, valideerime dokumentatsiooni ja kui kõik on okei, kõik sobib, siis kampaania läheb laivi. Potentsiaalsed investorid saavad kampaaniat lugeda, analüüsida, esitada küsimusi kampaania lehel või otse kampaania korraldajale. Ja siis, kui neile kõik sobib, nad saavad investeerida. Ja näiteks, kui rääkida Fundwise'ist, siis meie eripära on ka selles, et need numbrid, mida te näete platvormil, need põhimõtteliselt võib-olla mitte 100%, aga peaaegu 100% on ka need numbrid, mis on juba reaalselt üle kantud kontole. Ehk siis meie platvormil ei ole nii, et esialgu investor avaldab soovi ja siis mõne aja pärast ta peab kinnitama, kas ta ikka investeerib seda summat või ei investeeri. Et meil on niimoodi, et inimene peab ülekande tegema vahetult peale seda, kui soov on avaldatud. Ja viimasel ajal enamikes kampaaniates kasutatakse ka maksekeskuse võimalust, ehk siis kõik maksed põhimõtteliselt tehakse automaatselt läbi maksekeskuse linkide. Ja kui investor tahab kasutada manuaalselt pangaülekande võimalust, siis meie ka jälgime, et kas ülekanne on tehtud ja kui ei ole tehtud, siis me võtame investoriga ühendust ja küsime, et kas ta ikka investeerib või ei investeeri. Ja kui minimaalne eesmärk on saavutatud, siis kampaania on edukas ja peale kampaania lõppu ettevõte saadab investorite andmed äriregistrisse ja ta saadab ka väärtpaberikeskusesse ja investorid registreeritakse.
ja kõigile investoritele väljastatakse uued osad. Et see on mehhanism, mida kasutatakse nagu otseinvesteeringute puhul, ehk kui investorid investeerivad selles ettevõttesse, kes korraldab kampaaniad. Mõnikord kasutatakse ka eriotstarbelise holdingu varianti, ehk siis nagu special purpose vehicle. See variant sobib enamasti välisettevõtetele, kes näiteks meil oli kampaania ühe Läti firmaga, et seaduse järgi me ei saa algatada kampaaniaid otse välisettevõtetega ja selleks, et kasutada meie platvormi, nad peavad looma investeerimisholdingu Eestisse ja siis investeeringuid kaasatakse sellesse holding firmasse ja holding firma pärast ostab osaluse sellest välisfirmas. Aga lõppkokkuvõttes tulemus on ikka sama, et investor saab osaluse selles opereerivas firmas. Ja praeguste seaduste järgi firma saab kaasata kuni 2,5 miljonit eurot aastas läbi ühisrahastusplatvormide ilma prospektita. Ja see tähendab seda, et nad ei pea tegema mingeid nagu lisapabereid, mida ta peab tegema näiteks selleks, et börsile minna. Ehk siis nagu ta saab kasutada seda lihtsustatud ja mitte väga bürokraatliku viisi. Kui rääkida sihtvaldkondadest, no see on väike valim nendest valdkondadest, keda me oleme juba rahastanud, mitte meie, vaid kes on juba rahastust kaasanud läbi Fundwise'i. Meil on olnud hästi palju orgaanilist tootmist või siis nagu neid ettevõtteid, kes kasutavad orgaanilist toorainet ja orgaanilise komponente oma tootmisest või oma tegevustest. Et näiteks kas või Lahentage, kes kasutab väga häid ja orgaanilise komponente oma jookides ja ka teisi. Siis meil on olnud mängud, energeetikaettevõtted meil ei ole veel palju olnud, aga see valdkond huvitab meid väga. Jagamismajandus, IT, tootedisain ja siin ei ole nagu eraldi palli selle kohta, kuna jälle nagu see pall oleks pidanud olema kõige suurem ilmselt. Et selles ma tahan eraldi öelda, et kuidagi on niimoodi juhtunud, et meil on olnud hästi palju joogiettevõtteid. Et nii alkohoolsete jookide tootjaid kui ka mittealkohoolsete jookide tootjaid. Ja näiteks Pühast, Õllenaud, Lahentage loomulikult, Nudist, Birch Lagoon, Belief nagu. Ja see ei ole ainuke valdkond, millele me keskendume, aga see on üks siuke hea näides, et nagu, mis võib olla nagu on siuke sobilik valdkond nagu ühisrahastusest, kuna inimesed teavad brände, toode iseenesest on siuke üsna lihtne, sest inimesed saavad aru, nagu, millest jutt käib. Ja eriti nagu need ettevõtted, kellel olid juba suured kogukonnad enne kampaania algust, nad said seda sama kogukonda hästi kaasata kampaania jooksul. Ja mängudest rääkides tahan nimetada Martin Palu projekti Overstep. Martin kaasas raha Overstepi algusaastatel. Et kampaania oli edukas ja meil on väga hea meel, et nüüd mäng on juba laivis ka. Ja veel paar sõna firma profiilist, mis sobivad hästi osaluspõhiseks ühisrahastuseks. Kuigi me ei sea mingeid piiranguid
aga nagu ma juba mainisin jookide tootjate puhul, mida lihtsam selles mõttes on toode ja arusaadavam klientidele ja mida tuntum bränd enne kampaania algust, seda loomulikult on lihtsam kampaania korraldajal, sest kui tegu on täiesti alustav ettevõttega, kes ei ole veel tuntud turul või kellel on liiga keeruline toode või teenus, siis sellistel ettevõtetel peab sisuliselt tegema 2 kampaaniat korraga. Ühest küljest nad peavad kaasama raha, teisest küljest nad peavad tegema oma esmas brändi nähtavuse kampaaniad. Ja see võib nagu mõne jaoks olla liiga raske. Siis veel nagu, mida me tavaliselt ootame meie klientidelt, on see, et nende ärimudel on juba mingil määral valideerinud ja neil on juba mingid kliendid või mingid kokkulepped klientidega. Sest jällegi meie kogemus näitab, et kui firma on veel nagu täiesti nagu algusfaasis, kes alles mõtlevad oma idee nagu sõnastuse peale või ei ole veel mitte midagi nagu valideerinud, siis sellistel firmadel on üsna võimatu sõnastada, mis on nende väärtuspakkumine investoritele. Sest ühisrahastuse kontekstis me ei räägi ühest ingelinvestorist, kes on nõus panustama oma ekspertiisi, oma kontakte, oma aega, et firma nagu areneks ja kasvaks, vaid me räägime nagu sadadest väikestest investoritest, kes on sisuliselt passiivsed investorid ja kes tahavad kas olla seotud oma lemmikfirmaga ja et nad saavad, ma ei tea, teistele öelda, tead, mul on lahend taagis 0,01% ja ma olen väga uhke selle üle. Või me räägime nagu väikeinvestoritest, kes on professionaalsemad investorid, kes jälle nagu otsivad mingit nagu täiendavat passiivset tulu. Aga nad ei ole valmis panustama väga palju aega sellesse, et üldse jälgida, kuidas firmal läheb ja kas nad saavad midagi väga nagu suurt teha, et nagu firma läheks paremini. Ehk siis nagu teie väärtuspakkumine peab olema suhteliselt lihtne ja ta peab kõnetama nagu palju inimesi korraga. Kui te olete väga algusfaasis, seda on üsna raske saavutada. Ja veel nagu mõned olulised tingimused, et teil peab olema nagu reaalne ettekujutus sellest, mida te tahate saavutada ja see ei pea olema ainult sõnadest, vaid ka numbrites. Ehk siis teil peavad olema mingisugused rahavoogude ja tulude-kulude prognoosid tehtud ja te peate olema võimelised põhjendama oma firma väärtust ka. Et ma ei räägi praegu sellest, et me ootame midagi väga keerulist, et näiteks, ma ei tea, me ei nõua põhjalikku diskonteeritud rahavoogude prognoosi oma klientidelt. Aga samas me tahaks, et nagu firma juht oskaks seletada, et miks tema arvates firma väärtus on, ma ei tea, 2 miljonit, aga mitte 1 miljon. Ja see põhjendus ei saa olla lihtsalt siuke, aga tead, nagu ma vaatasin, et paljudel firmadel on see väärtus ka 2 miljonit. Miks mitte nagu minu väärtus ei saa olla sama. Et ikkagi nagu peab olema mingi muu põhjendus, mis võtab arvesse ka selle konkreetse firma eripära, prognoosi ja nagu tiimi oskusi.
ja jällegi tahan rõhutada seda, et kliendil peab olema meeskond, kes saab nagu ühest küljest koordineerida firma igapäevast tegevust ja teisest küljest koordineerida ka kampaaniat. Jällegi võib-olla üks näidis meie kogemusest. Meil oli üks klient, kellel oli meeskond, nagu see firma juht ei olnud üksi, aga samas firma juht oli meie peamine kontakt kampaania raames. Ja siis kampaania algas. Juhtus nii, et firma juht sattus haiglasse ja me ei teadnud seda. Ja sisuliselt nagu päris pika aja jooksul me üritasime temaga kontakti võtta, siis lõpuks me juba mõtlesime, et nagu mis toimub, sest nagu teised firma esindajad ei olnud väga aktiivsed nagu üldse nagu kogu kampaania ettevalmistusperioodi jooksul. Siis lõpuks nagu saime kontakti selle firma juhiga, lõpuks kampaania oli edukas ka, aga samas peale seda kampaaniat me alati nagu palume, et klient annaks ka meile vähemalt nagu 2 inimesel nagu kontaktid, kes oleks nii-öelda back-up'id nagu teine teisele. Et ei juhtuks nii, et nagu kui üks kaob, siis meil ka nagu kaob side kliendiga. Veel nagu meil oli päris mitu kampaaniat, mis näiteks ei õnnestunud seepärast, et kliendi meeskonnas ei olnud kedagi, kes kogu aeg hoiaks kätt pulsi peale ja vaataks, nagu, kas nende näiteks turundusplaanid töötavad, kas investorite küsimused saavad õigeaegselt vastatud ja nii edasi, nii edasi. Nii et nagu meeskond on väga oluline. Ja ma arvan, et nagu laastust ma rääkisin nagu kõikidest tähtsatest aspektidest, nagu mida tahtsin mainida. Ma usun, et Tarmo nüüd täiendab minu juttu mõnede nagu praktiliste kogemustega oma elust ja siis pärast me hea meelega vastame ka küsimustele. Aitäh tähelepanu eest ja annan siis teadepulga Tarmole. Tervitus kõigile Saaremaalt Forward Space'i, ma ei tea, sõsarvaba kontorist või Kuressaare edukontorist, kus siis meie kontorid peame nii-öelda. Jelena palus mul rääkida nii Lahentakest kui mu eelmisest ühisrahastusprojektist, mille ma tegin 2015 aastal, kui launchisime sellise ajakirja. Co-founder ajakiri inglise keeles Euroopa startup kogukonnale. Ja launchisime selle, kus ma näen ennast siit, siis Indiegogo platvormil. Idee oli see, et kuidas sa sõnumi ja nii-öelda, kuidas sa saad sõnumi maailma viidud, kui samal ajal sa oled kuskil kaugel Põhjalas. Variandid olid eelkõige Kickstarter või Indiegogo, aga kuna me ei tahtnud hakata eraldi ettevõtet looma Kickstarteri jaoks kuhugi riiki, kus saab Kickstarteri kampaaniat teha, siis oli Indiegogo kuidagi väga optimaalne lahendus meie jaoks. Ma arvan, et suurim õppetund oli ilmselt see, et tasub olla asja launchimisega paindlik. Et ei tasu nagu hakata kampaaniat ehitama sellega, et 1. märts ma pean launchima. Et ma ei tea, märtsi keskel tuleb koroona välja või midagi muud sellist. Või sul ei ole nagu 1. maiks tegelikult mingisugust toetust saavutatud. Et see oli võib-olla kõige suurem õppetund, mida ma nagu pärast olen ka võtnud arvesse projekte tehes. Meie tol ajal oli see loogika, et me launchisime siis, kui me saime ühe suurema rahvusvahelise meediakanali meie projektist kirjutama. Ja tolle launchi jaoks oli The Next Web ja sellel päeval, kui The Next Web ütles, ta paneb loo üles, meie avaldasime oma kampaania ja saime algusesse selle nii-öelda esimese tähelepanu ja esimese positiivse momentumi kampaania alla.
See on üks teema, millest sa Helena ei rääkinud, aga mis minu meelest käib crowdfundingu juurde nagu hästi palju olenemata platvormidest. Et sa pead selle esimese nädalavahetuse jooksul suurema osa oma rahast kätte saama, et keegi ei investeeri kampaaniasse, mis on 2 nädalat üleval olnud, sa oled korjanud 8% rahast. Võib-olla keegi investeerib, aga mingisuguseid suuri summasid, põhimõtteliselt kampaania on failinud selles faasis. Mis me veel õppisime? Selle, et ka suurtest et ei tasu ehitada kampaaniat üles selle peale, et sul on üks teatud asi, mida sa müüd hinnaga 50 €. Sinna tasub juurde kirjutada ka näiteks mingisugune asi, mis maksab 8000 €. Sest kui kellelegi see asi tõeliselt meeldib, siis ta võib-olla hakkab just sinuga rääkima selle 8000 € paketi üle või lihtsalt klikib ja ostabki selle ära. Et me selle kampaaniaga tollal tõstsime 16 000 € kopikatega ja tõstsime see loogika, et tegelikult me ei tõstnud seda raha, see oli nii-öelda asjapõhine. Et me tegelikult müüsime nii-öelda ajakirja tellimusi peamiselt. Aga sellest 16 000 € üks pool tuli ühest ainukesest annetajast, kes põhimõtteliselt lähenes sellele nagu ingel investor, ostis selle kõige suurema paketi ja me nimetasime ta ametlikult co-founder ajakirja co-founderiks. Sa kasutada tiitlit ja ma arvan, et see on endiselt LinkedIni profiilis olemas. See tegelikult töötas jube hästi ja ilma selle pöökita või mis iganes see eesti keeles on, ei oleks see kampaania ei oleks ilmselt lõpuks edukas olnud. See oli 2015. Ma näitan lõpuks need videod ka kampaaniatest, et mida me oleme nende 2 kampaaniaga teinud. Ja me kasutasime tellimuste müügiks. Idee oli see, et me suudaksime seda kaudu kasvatada kogukonna, kes jätkuvalt telliks ajakirja, soovitaks seda sõpradele ja ajakirjal võiks nagu tulevikus olla selline tellimuspõhine tulevik, et enamus rahast ajakirja tuleks tellijate kaudu. Aga see, milleks me ilmselt failisime kõige rohkem, oli see, et me ei suutnud seda kogukonda üleval hoida. Sest kui meie tänapäeva kogukonnad on väga paljus digitaalses maailmas, siis me ju vastandusime sellele digitaalsele maailmale oma analoogse tootega. Me tegime päris paberist päris ajakirja, kus tegelikult see kogukonna loomise kogukonna püsima aktiivsena hoidmine oli päris keeruline. Kuigi meil on olemas erinevad sotsiaalmeediakontod, kus Twitteri konto oli meil tükk aega Eesti suurim meedia Twitteris. Ei tea, võib-olla tänaseks on keegi mööda läinud, aga tegelikult selliseid kanaleid, kus kaudu info liikus ja kus kogukondaga oli päris palju, aga me ei suutnud kuidagi väga aktiivsena hoida. Ja näiteks osaliselt oli selle taustal ka see, et väga paljudel meist oli samal ajal mingisuguseid teisi projekte, et muuhulgas 2015 alguses oli see co-founderi projekt, 2016 alguses hakkas Lahentake sündima. Lahentake on meie Saaremaa Läänerannal oleva koduküla saksakeelne nimi, sellisena ta omal ajal kirjutati kaartidele ja 2016 jaanuaris tuli üks päev mu abikaasa tuli jalutuskäigult koju jutuga, et kuule kallis, et me peaksime püsti panema küla viinaköögi. Küla viinaköögil on suur lugu taustal, et see on algselt sündinud härra Bellingshausen, kes Antarktika avastas, nagu kogu Eesti tänaseks teab. Aga ja siis me hakkasime mõtlema, et meil on Saaremaa, meil on kadakad, meil on maailmas algav džinni laine, mida teadagi ainukene mõistlik asi, mida kadakas teha, on ju džinn ja meil on oma külas olemas viinaköökiga suur lugu. Ja sealt me hakkasime seda vaikselt pusima, et ega meil kummalgi ei ole mingisugust seost alkoholitööstusega varem olnud. Abikaasa taust on moekunstis, minu taust on ajakirjanduses ja me hakkasime seda vaikselt ehitama. Ja sealt oleme 2016 algusest, 2017 suvel teime oma esimese džinni turule ja hakkasime tegelikult juba enne selle džinni turule toomist hakkasin vaikselt uurima võimalusi ingelinvestoreid kaasata, sest destilleerimismasina hind on sellise suure luksusauto jagu ja seda raha meil kuskilt võtta ei olnud. Ja
siit sellega läks tükk aega, aga 2018 suveks oli meil see esimene investori ring koos. Tõstsime ettevõttesse juurde kapitali kuskil umbes 100 000 eurot. Ostsime selle masina ära ja investeerisime seda kasvu, et turundusse, brändi ehitamisse, ettevõtte kasvatamisse. 2018 suvel siis oleme toonud turule erinevad toonikud ja alkoholivaba džinni, mis tuli nüüd selle Fundwise'i kampaania ajal. Aga Fundwise'i kampaaniani jõudsime kuskil 2019 jooksul, kui nägime, et meil oleks vaja ühelt poolt oleks vaja ettevõttesse kapitali juurde tuua, sest ütleme nii, et kasumlikult väikse joogitootja ehitamine või kasvatamine on suhteliselt keeruline tegevus. Ja teiselt poolt mitmetel välisturgudel oli hästi selge nõudlus meie toote jaoks olemas, aga selle jaoks, et kas või nende välisturgude jaoks, ma ei tea, erikeeles silte toota või kaupa kuskile lattu toota, et seda oleks võimalik nagu võõrkeelsed turu jaoks toimetada vajadusel, et tegelikult kõik nii-öelda sidus raha. Ja siis me käisime läbi, peamiselt mina käisin läbi kõik erinevad mõeldavad ja mõeldamatud platvormid. Et tegelikult 2019. jooksul ma käisin nagu hästi põhjalikult vestlusi nii Fundwise'i kui nende sõbralike Eesti konkurentide Funderbeamiga kui Inglise Cedrus platvormiga. Ja sellise ambitsioonitaseme suhtes Cedrus oli ilmselt algselt esimene valik, aga nad olid valmis Eesti ettevõtte jaoks kampaaniat tegema ja nii edasi ja nii edasi. Aga mingil hetkel saime aru sellest, et lõppude lõpuks ühisrahastusplatvormide kaudu siiski 80-90% investeeringutest tuleb kohalikul tasandil ja kui Cedrusi suurim kohalik turg on UK ja teine turg on Saksamaa, siis nende turgudel täna meid tundvaid inimesi, kellele me suudaksime ka toote kaudu võib-olla turundus, nii-öelda kahte asja turunduslikult koos müüa, on käputäis. Neid on lihtsalt liiga vähe. Ja siis me jõudsime lõpuks eelmise sügise alguses kuskil Fundwise'i juurde. Kampaania oli tegelikult selleks ajaks omamoodi juba alanud, sest eelmisel suvel ma panin üles esimese landing page'i ja hakkasin korjama investorite e-maile, kes võiksid sellest projektist huvitatud olla. Saatsin neile meie tekki ja nii-öelda hakkasin vaikselt ehitama seda asja. Aga eks ma sain päris ruttu aru sellest, et point, millele Jelena ka tähelepanu pööras, et seda üksinda teha ja samal ajal näiteks tegeleda ettevõtte turundusega on täiesti võimatu. Ja siis ma tõin sügise alguses tõin kaasa Jon Enderi, kes on üks Saare ettevõtja, kes tuli kaasa aitama kampaania koordineerimise, kirjutamise, investoritega suhtlusega, mis oli nii, et minu ja kampaania eduvaatevinklist oli see vältimatu, sest põhimõtteliselt see on suhteliselt ajamahukas tegevus, eriti mingitel hetkedel protsessis, kui lihtsalt kõike ei jõua teha üks inimene. Et äriplaan oli meil selleks ajaks muidugi valmis, ta oli vaja olnud mingite muude asjade jaoks ka, sellest vormisime tegelikult põhiosa Fundwise'i materjalist, videot tegime jaanuaris natukene enne, kui kampaania algselt üles sai. Fotod tegime valmis juba detsembri alguses. Selleks hetkeks ei olnud veel kampaania tekstki koos, et pärast mõtlesime, et võib-olla oleks mõnda asja natukene teistmoodi teha. Ja tegelikult sellised kampaania tekstid kirjutasime valmis detsembris, jaanuaris ja suures osas ka sellise turundusplaani. Ja jaanuari lõpus olime valmis, lõpuks Tartus Startup Day jooksul läks kampaania ülesse. Fundwise'il on selline tore võimalus, millest ka Jelena ei rääkinud, aga osaliselt see, et kuidas su kampaania on alguses nii edukas, on see, et su algus on natukene ennem, kui sa selle asja avaldad. Et meie puhul algus oli jaanuari lõpus, kampaania sai avalikuks ja algus tähendas seda, et me saatsime nendele inimestele, kes üle 100 inimese, kes meie e-maili listis selleks hetkeks olid. Me saatsime neile lingi, et nad said materjaliga ka tutvuda ja soovi korral investeerida.
ja kampaania tegime avalikuks sellel hetkel, kui me olime ise juba suhteliselt kindlad, et see asi võib peaks edukaks moodustuma ehk kuskil veebruari keskel. Ja siis me saimegi mõni päev hiljem teatada rõõmsalt, et miinimum eesmärk on juba täidetud. Kampaanial oli 2 sõnumit. Ütleme nii, et meie meedia või turundusplaani fookuses olid 2 asja. Üks asi oli mittealkohoolsed destilleeritud joogid, sest see on teema, mis on maailmas tõusmas lähiaastate jooksul hästi suureks teemaks ja me oleme Eestis ainus ettevõte, kes midagi sellist teeb. Meie konkurendid Eesti turul on paar välismaist ettevõtet, kelle jooke tuuakse Eestisse sisse. Seega see oli nagu täiesti obvious sõnum. Ja teine põhisõnum oli jõulukuuskede ja ringmajanduse ümber, sest kuna me kasutame oma toonikutes erinevate linnade jõulukuuski, sellel aastal loomulikult Kuressaare ja Pärnu, siis see oli teema, millega meil oli võimalik avalikkuse tähelepanu saada ilma, miljoneid maksmata või suutsime nii-öelda saada tähelepanu, päästa pilti, päästa pealkirjadesse, päästa uudistesse kampaania välise teemaga, sest ajakirjanikud rõõmsalt, mõned lood kirjutati muidugi otse ka meie kampaaniast, aga neid väga palju ei olnud. Suurem osa meie meediakajastusest tuli tegelikult kuidagi kaudselt. Ja siis ilmselt ma arvan, et üks meie kampaania highlight vähemalt minu jaoks oli see, kui ma olin koos TV3 telesaate juhiga Kuressaare jõulukuuse all ja ta väga targalt kaameras küsis mult, et vabandage, aga kuidas seda kuuske maitsma peab? Tead, et suu lahti ja maitsete, et mis on ikka, kuidas kuuske ikka maitsed. Ja teine highlight, mida me ei saanud ka kuidagi ette planeerida, oli märtsi alguses, kui Eesti baarmen Kristo Toomingas, kes oli meie jooki juba mõni aeg varem maitsnud, planööri esimesel üritusel, kus me novembris seda esitlesime üldse Eesti joogifestivalil. Kristo võttis selle osaks ühest kokteilist, millega ta New Yorgis võitis ühe suure võistluse, mis oli meie jaoks muidugi selline ühine meediakampaania, millest said kõik osapooled kasu. Kristo sai tuntust ja kliente juurde ja meie saime tähelepanu juurde, et planöör oli osa sellest võidujoogist. Ja siis kindlasti võib-olla 3. highlight oli viimane kampaania õhtu, kui kella 6 ajal meie algne ülem eesmärk 200 000 sai kokku ja siis helistas mulle veel üks investor, kes ütles, et kuulge, et ma tahaks veel 15 000 teie kampaaniasse panna, et kas te saaksite mulle ruumi teha. Ja siis oli muidugi paar kiiret telefonikõnet, Fundwise sai tõsta selle ülemise limiidi kõrgemaks ja meie kampaania lõppeski lõpuks 220 000-ga. Ma arvan, et suurim probleem kampaania juures on olnud nii puht legaalne, sest kuna meie esimesest ingel investorite ringis oli kaasas juba 5 välisinvestorit, siis Eesti, nagu te uudistest kindlasti kõik olete märganud, siis Eesti legaalne süsteem väikeste välisinvestorite ja pangakontode ja notarite ja kogu selle teemaga on suhteliselt õudus või suhteliselt keeruline. Ja lisaks tuli peale muidugi ka koroona, mis tingis selle, et naaberriigid, kust need investorid pärit olid, Leedu ja Soome, muuhulgas mingil hetkel panid oma notarid täiesti kinni, mis muidugi on asja natukene venitanud, et lõpuks ilmselt tuleval nädalal saavad kõik need 200 inimest oma osad väärtpaberikontodele. Ja üks huvitav point, millega lõpetada, millest Jelena ka natukene rääkis, on see, et millesse siis inimesed investeerisid. Ma arvan, et nad investeerisid tegijatesse, inimestesse kampaania taga. Nad investeerisid kindlasti Saaremaa suurde lukku ja ma arvan, et nad investeerisid jookidesse. Ma ei usu, et väga paljud neid investeerisid, 3 aasta tootlikkuse loogikasse või see point, mis sa Jelena tegid, et osaluspõhise ühisrahastuse eelis on see, et investorid saavad ka dividende, siis ma ei usu, et väga mitmed nendest tegelikult dividendide pärast investeerivad.
võib-olla on kindlasti suur osa, kes investeerib väärtuse kasvuloogikaga, aga ma arvan, et dividendid on nagu tunnetuslikult, vähemalt meie case'is küll väga väikse osa jaoks kuidagi tähtis olnud. Ja võib-olla veel üks point on see, et meil on üle 200 väikeinvestori meil ettevõttes nüüd, et ma arvan, et see on lahendake vaatevinklist, see on absurdselt suur influencerite hulk sõnumi levitamiseks. Ja ma arvan, et minu väljakutse või üks suuremaid väljakutseid lähema 6, 12, 24 kuu jooksul on see, et kuidas need 200 inimest, kuidas need 200 influencerit nii-öelda lahendake teemasid ja lugu toetama saada. Et loomulikult me oleme nii-öelda kokku pannud e-maililisti, esimene uudiskiri on sinna neile saadetud, me oleme loonud suletud Facebooki rühma investoritele, kus saaks nagu aktiivsemalt ka diskuteerida ja nii-öelda inimeste ühtset, kuidas öelda, nii-öelda ühiselt kaasa mõelda, et selle loogikaga, et 200 aju on ikka rohkem kui 199 aju, on ju. Et ma arvan, et need on nagu minu peamised pointid sellest kampaaniast ja õppetunnid. Võib-olla üks asi, mis veel meelde tuli, Jonni töö juures oli jube tähtis see, et ta veetis kampaania avamise ümber mitmed päevad vestlusrühmades, foorumites, LHV foorumis ja Facebookis finantsvabaduse rühmas ja kohtades, kus nii-öelda lahendakest sai rääkida ja kus sai jagada avaneva kampaania kohta infot ja kus sai nii-öelda investorite kohati väga asjalikele küsimustele vastatud ja kohati väga mitteasjalikke vastuseid või küsimusi ka pareeritud. Et see oli tegelikult kindlasti kampaania edu jaoks ka väga-väga tähtis asi. Võib-olla ma sellega lõpetaks ja rõõmsalt vastaks teie küsimustele. Üks asi veel, ma tahtsin näidata meie kampaania videosid. Ma ei tea, kas ma oskan Zoomi niimoodi kasutada, aga... Share'ida screen'i. Ja samamoodi siis saab võtta, et... Share screen ja valida, mis asja ma teile näitan. Just. No. Et see oli see meie näete? Just. See oli meie co-founderi kampaania, mis siis tõesti lõpuks üle 17 000 euro, mis tegelikult tol hetkel oli üks suuremaid Eesti ühisrahastuskampaaniaid. Et Click and Grow oli tõstnud muidugi USA-s juba palju rohkem, aga ega väga palju suuremaid kampaaniaid tol hetkel ei olnud. Me suutsime teha 3 minuti pikkuse video. Ma ei tea, mis loogikaga või miks. At the time when most of the media has become click-based advertising platform, we thought it's time to create something deeply personal and completely unshareable. So we created Co-Founder Magazine, a print magazine about the European startup industry. Europe is seeing a great startup boom, but what it has lacked so far is the print media, real journalism to cover it. All content about the startups you can read either online or in the US-centric magazines. We wanted to create something to serve the European startup industry. Why on earth on print, you ask? For the journalist, it's a really rewarding experience to hold something you created in your hand. The feeling is very similar for the startups creating a physical product. For the reader, it gives something solid, something to rely on, something you can read over and over again, something you can give to your friend, or something you can add to your reference library. Hi, I'm Dimitri, the CEO of Arctic Startup, the leading startup media in the Nordics and Baltics. Coming from online, print looked like a suicide mission, and that's exactly what I thought myself. But it's been really easy to get the magazine into the hands of people, and we've had great initial traction with our partners. And I'm Greg Anderson, the editor-in-chief at Arctic Startup. What's most exciting about Co-Founder to us is the ability to write about what we think is important, not necessarily what's going to work best on Facebook or has the best Twitter-optimized headline. This is a publication for the readers. I'm Tarmo. I've been a journalist for 19 years, formerly with Reuters and Forbes. For the last 10 years, I've been writing about startups. I love the growth stories. I love the passionate entrepreneurs wanting to grow their companies. That's why I'm co-founder of Co-Founder. We tell real stories and offer you uncompromising company analysis.
something you have rarely seen on the startup sector before. With our stories, we want to serve you in 3 ways. First, by giving you new business ideas. We ask investors what type of industries they're looking at and what type of companies they really want to invest in. Second, by providing you the tools to grow your business. We will tell you stories about entrepreneurs who've been really successful, who've grown their businesses, but also tell you about those that have failed so you can learn from them. Third, we analyze the companies. We offer you deep insight into the successful startups. We love facts, not hype. We already published the first issue, and we need 15,000 euros and your help to publish the next 3 and make our magazine really big. The money will go towards paying writers, designers, distribution, printing, and marketing costs. We're offering some unique rewards, everything from getting your name in the magazine to a trip to Svalbard. We're going to bring old school journalism back to the startup scene, but to do so, we need your help. Et see oli väga põhjalik video võrreldes väga paljude teiste videodega, ma arvan. Ja siis siia kõrvale kuskil, vaatame, kuskilt mul leidub kindlasti ekraanilt meie viimane. Zoom ei luba musta väga midagi teha. Aga ma leian ta siit. Meie viimane versioon Fundraise videost. Ta jookseb endiselt teile. Tarmo, sa pead korra äkki võib-olla selle ekraani jagamise ära lõpetama uuesti jagama. Praegu ta näitab su brauserit. Ja, sa pead ekraani vahetama. Aga your screen sharing is paused. Just on peidus mul. Just. No just. Ta on täiesti konkreetselt peidus. Ma näen, kui ma... Nii, ma lõpetasin sulle ise ära. Ma tänan sind. Jaga nüüd uuesti. Okei. Share screen. Ja nüüd otsime õige asja ülesse. Leidsime. Ja share. Toimib. Saaremaa rannaniitudel kasvavad vintsked taimed ja meretuulte pöörises sünnivad saarlastelt kõige pöörasemad ideed. Ma väga vinge, et otsustasid alkoholipallu testivad Eestis. See on super. Ma olen investeerimisega tegelenud üle 20 aasta ja tuleb tunnistada, et siiani pole ükski investeering mõistanud paremini kui lahendaja. Meil on plaanis kasvada 3 aastaga ainult 8 korda. Ja selleks meil on vaja väikest investeeringut uute toodete turule toomiseks ja välisturude vallutamiseks. Teie abiga teeme sellest veel suurem märgu. Selles mõttes, et nii-öelda lugude fookus on natukene erinev. Co-founderi juures me kindlasti tahtsime, kuna asja põhjaks oli ajakiri, mille mõte oli see, et me räägime asjadest põhjalikult, siis tegelikult selline põhjalik seletamine ilmselt nagu mingis mõttes töötas selle publikuga. Lahendake puhul see ilmselt nii tähtis ei olnud. Nii, kes ei ole jõudnud enda küsimust veel kirjutada, aga on mõttes, siis kas siis webinari chati või Q&A-sse saab selle küsimuse kirjutada. Aga esimene küsimus, mis ma arvan, et on väga paljudel meeles, mõrgub on see, et okei, ma sooviks ühisrahastusplatvormi raha kaasata, kui mitu protsenti ma siis enda osalust pean ära andma. Ma ei tea, kas Helena või Tarmo kumb? No, ma võin jagada meie nende statistikat. Et meie platvormil kaasatakse keskmiselt kuskil 10-20 vahel. Mõned kaasavad vähem, aga meil vist ei olnud kedagi, kes kaasas rohkem. Et tavaliselt see jääb kuskil 15% kanti. Et, sest meie äriseadustiku järgi need väikeinvestorid või väikeomanikud ei saa mingeid eriõigusi, et neil on ikkagi tavalised õigused nagu kõigil teistel, samas kui mingil omanikul on üle 20%, siis ta saab juba nõuda erinevaid erikontrolle ja nii edasi. Samas, kui te kaasate kokkuvõttest, ma ei tea, 20% või 15%, siis igal
üksikul investoril on ikkagi nagu väiksem protsent, nii et selles mõttes nagu te ei pea kartma, et keegi saab nagu suure osaluse ja pluss nagu kampaania raames te saate piirata, mis on maksimaalne investeering per üks investor. Aga jah, et keskmiselt kuskil nagu 10-20 vahe. Meie puhul see oli umbes 6, et vist 17 oli lõpuks. Et alumine äär, et me olesime miinimumil oli 8% millegiga ja ülemine oli lõpuks 17. Okay. Siis küsimus nii-öelda väljumise kohta. Et põhimõtteliselt see siis tähendab seda, et kas nii ettevõte kui avaldab soovi siis investoritelt need osased välja osta või siis on investoril soov väljuda investeeringut, siis põhimõtteliselt see tähendab tüüpilist ettevõtte osaluse müüki või kuidas? Ja, sisuliselt te peate ikkagi jälgima äriseadustikku. Aga tehnilises mõttes, kuna kõik kampaaniad, mis tehakse läbi meie platvormi, registreeritakse keskdepositooriumis, sest nagu väärtpaberiregistris, et tehniliselt nagu osaluste vahetust saab nagu üsna lihtsalt teha. Ei pea notarisse minema. See oli meie jaoks ka tähtis, et kõik 200 investorit ei pea koos notarisse minema. Ja eraldi ka ei pea. et saadetakse lihtsalt nagu ühe avalduse. Aga samas, kui näiteks keegi nagu üksik investor nende nagu uute investorite hulgast otsustab, et ta tahab nagu lahendagi osa müüa, et ta peab ikkagi ise muretsema, nagu kes ostab. Et meil on küll plaanis nagu lansseerida nii-öelda järelturumoodulid, aga samas see on pigem sööka nagu teabetahvel, et seal saab nagu näidata oma soovid, ma tahan müüa, aga see ei tähenda, et keegi tahab osta või see ei tähenda seda, et nagu see keegi tahab osta selle hinna eest. Nii et nagu jah, et ainult börsil noteeritud ettevõtted saavad seda klaarida nii-öelda automaatselt. Ja, absoluutselt. Ehk siis, ja ma pakun, et enamus, kes investeerivad, siis tegelikult ei mõtle selle peale, et nad tahaks neid miljonitega paari aasta pärast väljuda. No mõned mõtlevad muidugi selle peale, aga samas, kui me räägime nii-öelda nagu traditsioonilistest ettevõtetest, siis exit ei ole väga tavapärane nende ettevõtete puhul. Et pigem ikkagi tehakse tööd selleks, et ettevõtte kasvaks stabiilselt ja nagu garanteeriks mingit tulusust oma omanikele, aga jutt ei käi sellest nagu suurest exitist. Tarmo, ma mäletan, sa kirjutasid kuskil väga hästi, et nagu teie eesmärk on ikkagi teha sellise nagu... Meie eesmärk on teha 100 aastast ettevõtet kindlasti. Nagu igavesti. Jah, absoluutselt. Aga see muidugi nii-öelda investorite vaatevinklist, see ju ei pea tähendama seda, et lahendake investorbaas ei muutuks. Aga samas ettevõtet me ehitame igaveseks loomulikult. No pigem jutt käib sellest, nagu sul ei ole plaanis, nagu ma ei tea, lahendage müüa. Ja me ei ehitada selle jaoks, et seda 3 aasta pärast Livikule. Alkoholitootjale või? Et me ei ehitada selle eesmärgiga, et oleks 3 aasta pärast Livikule väga hästi ostetav. Just, täpselt. Nii, tundub, et rohkem küsimusi meil ei ole. Ma tahtsin nagu mainida, et kui rääkida lihtsalt nagu investorite väljaostust, siis mõned kampaania korraldajad panevad seda oma väärtuspakkumisse juba kampaania alguses, et näiteks nagu suurtel omanikel ongi niisugune plaan, et nad kaasavad praegu rahastuse, aga ma tean 5 aasta pärast nad ostavad tagasi. Et see on ka võimalik. Ja veel ma tahtsin võib-olla natuke kommenteerida ühte Tarmo mõtted, et see oli sul väga õige tähelepanek, et uudis selle kohta, et mingi firma alustas oma ühisrahastuskampaaniaga, ei ole tegelikult nagu öelda uudist väärt. Et praegu ühisrahastus on üsna populaarne Eestis ja keegi enam ei pööra tähelepanu, et nagu keegi alustas oma kampaaniat. Aga pigem nagu peab mõtlema, mis on see nagu huvitav vaatevinkel, nagu, millest saab seda uudist kajastada. Pigem nagu rääkida mitte sellest, et me alustasime ühisrahastuskampaaniat, vaid
meil juhtus veel midagi huvitavat. Ja selle nagu huvitava uudise valguses mainida ka ühisrahastust ja mainida seda, et nagu te saate nagu meie ettevõtet toetada. Ja see oli ka meie poolt nagu loogika, et miks me pidime ta jaanuari jooksul üles saama, sest jõulukuused saavad otsa, on ju. Et pärast veebruari algust keegi enam jõulukuuske maha ei võta, et see tähelepanu oleks nii-öelda mitte päris kaduma läinud, et okei, see kindlasti aitab ja toetab meie brändi levikut ja toonikute müüki igapäevaselt võib-olla jaekaubanduse kaudu, aga selline nii-öelda potentsiaalne meedia tähelepanu oleks kaduma läinud. Sellepärast me siin natuke kiirustasime. Okei, super. Aitäh, Jelena, väga põhjaliku ülevaatest. Aitäh, Tarmole, et sa jagasid lahendaagini kogemust. Sellega me täna siis tõmbame otsad kokku. See webinar on järelvaadatav paari päeva pärast YouTube'is, kes ei jõudnud. Ja webinarisarja raha kaasamise webinarisarja viimane webinar tuleb nüüd 2 nädala pärast, ehk siis 27. kus me siis räägime täpsemalt investeeringu kaasamise sellistest õiguslikest alustest ja mida peaks lepingutes arvestama ja nii ingelinvestorite, VC-fondide ja kõige muuga ja arvatavasti see äriseaduslik, millele väga palju ka täna viidati, et tuleb ka jutuks. Ehk siis, kes soovib sellest rohkem infot saada, hoidke silma peal Foraspace'i Facebooki lehel. Üritus tuleb ja webinari info tuleb selle nädala jooksul ülesse. Suur tänu kõigile, Tarmo, Jelena, aitäh teile. Ja kui teil tekib küsimusi, siis te võite minuga otse kontakti ka võtta. Ja kui tekib janu, siis võib minna poodi ja osta mõned lahendake toonikud või džinnid. Just, selle sõnumiga lõpetame. Ilusat õhtut teile kõigile. Nägemist.